Teate ju ikka sellist keskealist meest, kes on täiesti tüdinenud oma praegusest elust, kelle lapsed ja naine on teda lõpmatuseni ära tüüdanud, kelle arvates nad kõik on vanamoodsad, ajale jalgu jäänud ja parandamatud ja ainus viis selle probleemi lahendamiseks on jätta see vana elu selja taha, alustada täiesti uuesti, täiesti uue elukaaslasega ja muidugi võib see mees ju veel mõned aastad maksta alimente ja toimetulekutoetust oma vanale perele ja ärgu tulgu nad peale seda ütlema, et nad on vähe saanud, kuid seejärel on ta ka täiesti uus inimene ja kõik teda tuttavad peaksid teda ära tundma tema uue mina järgi, kuid siiski viimasel hetkel, kui see keskealine mees on uksest välja astumas, lööb ta araks ja mitte selle tõttu, et ta ikkagi tärkaks armastus oma naise ja laste vastu või haletsus, vaid pigem sellepärast, et kuidas ikkagi sõbrad sellesse suhtuvad ja võib-olla on neile raske seletada oma elumuutust ja võib-olla isegi mõned sõbrad on nii konservatiivsed, et ütlevad tema sõprusest üldsegi lahti ja seegi jääb tagi oma vana perega kokku ja täpselt selline lugu on juhtunud Audi A6-ga, sest et uus Audi A6 pidi muutuma A7-ks, saama täiesti uue identiteedi endale ja mõned aastate pärast lõpetama üldse sisepõlemismootorid ära, kuid lõi ta täiesti viimasel hetkel araks enne oma suurt esitlust ja otsustas ta jääda ikkagi A6-ks ja mitte sellepärast, et talle saab aru, et sisepõlemismootorid on ikka õiged asjad või et A6 on ikkagi vägev ajalooga auto, vaid lihtsalt sellepärast, et kuidas ikka hakata seletama inimestele seda muutust jälle ja võib-olla mõni isegi jätab ostmata. Tere tulemast taas kord kaasa oma naisluksuri proovisõidu saatele. Uus A6 näeb aga välja vägagi ajastud ruu, tema disainist on justkui vaadeldavad erinevate põlvkondade eelmised A6-d ja seda on Audiga tema väljatöötlemisel taotlenud. Tema suurus pole suurenenud võrreldes eelmise mudeliga ja tegelikult on ta A5-st vaid marginaalselt suurem ja olemas tal vägevad LED-matriks tuled ees ja taga, olemas 18–21 tullised valuväljed. Erinevalt A5-st saab talle õhkvedrustust ja ka nelikroolimist ja Quattro Ultra nelikvedu tähendab seda, et erinevalt vanadest aegadest on nüüd enamus veojõudu läheb tavasõidul ette, kuid kriisiolukordades on Audi suuteline ikkagi suunama üle 70% veojõust tagateljele. Pagasruumis on tal mahtu kerghübriidi puhul vaid 450 liitrit ja tavamudelil 490 liitril ja Avant-mudelil kõigest mõned liitrid rohkem ehk 503 liitrit ehk ka seal pole eriti palju ruumi. Tagaistujatel on jalaruumi enam-vähem rahuldavalt ja pearuumi on seal ka piisavalt, kuid võiks rohkem olla eraldi kahetsoline kliimapaneel on olemas tagaistujatele ja tegelikult saab ka sedaanile panoramkatust. Ja olemas tal eraldi õhuavad igal pool ja täiesti ehtsad väljalasketorud, nii et vanad võltsid ajad on jäänud selja taha ja Audi ütleb, et tegemist peaks olema ka kõige aerodünaamilisema seeria tootmises oleva sedaaniga praegu. Interiööris on olemas vägev 4-kodaraline rool, sarnane nagu eelmises mudelis, kuid olemas seal lisaks veel muidugi eelnevalt mainitud panoramkatus ja olemas 12-toline digitaalne näidikupaneel, 14,5-toline multimeediasüsteem ja 11-toline kaasreise ekraan, mis kuulub lisavarustusse, millest enamik maailma peale Hiina ei saa üldse aru, miks see olemas peab olema. Ja olemas tal väga palju digitaalsust, vähe juhtnuppe, head materjalid, saadaval talle tekstiilsisu, pool nahksisu, aga mitte täis nahksisu ja natukene liiga palju klavermusta on seal ka. Aga muus osas näeb interiöör ikkagi õige lahe välja. Mootoriruum ei pea sulle pettumust valmistama, Audi on loobunud igasugustest ülemineku mõtetest jõilsale heale elektriajastule ja jäänud oma vanade heade loodust reostavate sisepõlemismootorite juurde. 2-liitrine turbobensiin DFSI 204 hobujõudu, sama palju ka vanal heal TDI turbodiislil ja saadaval talle ka 3-liitrine V6 bensiinimootor turboga üle laetud 367 hobujõudu ja sellele pakutakse ka Quattro nelikvedu ja kogu tema hind algab kõigest 56 700 eurost ja V6 mudelil 77 000 eurot ja Avant mudelil alates 60 000 eurot.
ja 5. seeria BMW maksab tast 13 000 eurot rohkem ja Audi on see jätkuvalt suutnud täita ka oma lubadust püüda hoida hinnal õige madalal ja tema baashind pole isegi tõusnud võrreldes eelmise mudeliga. Nii et kui sa võtad endale lähed suurt vägevat tavalist mingit Korea või Jaapani linnamaasturit ostma, siis põhimõtteliselt võiks sulle silma heita selle sama raha eest juba mõni natukene lihtsakoelisem A6. Selline on sellekordne naistud, selle proovisite, see on selline uus põlvkonna A6, tere tulemast tagasi. On suur rõõm, et sa oled ikka endine, mitte ei muutunud sa oma kesköökriisi vältel. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.